Ta usaldas teda küsimusi esitamata. Olin kogu aeg tema juures ja hoolitsesin tema ees. Mina viisin ta arsti juurde, mina tegin kõik ära. Aga kas ta tegelikult tundis inimest, kellele ta kõige rohkem lootis? Me ei polnud kindlad, me ei teadnud, kas see oli enesetapp või midagi meditsiinilist. Ta oli vaetud enne haiglas. Ta oli aastaid haige olnud. Alguses näib see ootamatu surmana, kuni tõde päevavalgele tuleb ja koos sellega ilmub surmav relv, mida keegi ei osanud oodata. Ja tema toksikologilises analüüsis on anomaalia. Tema organismis on ravim, mida seal ei tohiks olla. Ja mis see võiks olla? Seda nimetatakse tetrahydrokannabinoliks. Mis see on? Tavalise naise okamnoni silmatiidad. Nad üritavad seda vaadata kui mõrva. See on minu jaoks lihtsalt hullumeelne, sellepärast me siin oleme. Üks põhjustest. Kas te arvate, et ma mõrvasin ta? Õpetaja, ma pannun Jumala nimel, ma pöördusin. Kohtusaalis põrkuvad kaks lugu. Üks räägib usaldusest. Lynn tundis Jesse. Alates lapsepõlvest. Teine reetmise kohta. Lynn Hernandez sai Jesse Krzeski jaoks surnuna väärtuslikum kui elusana. Millist lugu vandekohus usub? Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Jesse R. Krzyzewski. Mina olen Elizabeth Milner ja tere tulemast selle Female Criminalsi episoodi juurde. Milwaukee, Wisconsin. Seal kohtume Lynn Hernaniga. Sündinud 1956 aasta juunis kasvas Lynn Hernan üles umbes tunni kaugusel Madisonis, Wisconsinis. Ta veetis suurema osa oma elust tehes seda, mida armastas. Ta oli juuksur ja salongi omanik. Sõbrad ütlevad, et ükskõik kuhu Lynn ka ei läinud, oli ta alati laitmatult hoolitsetud. Alates juustest kuni küünteni, isegi ehted, iga päev oli nagu eriline sündmus. Vaatamata oma välimusele ja sarmile ei abiellunud Lynn Hernan kunagi. Ta elas üksi. Tal oli siiski tugev sõpruskond enda kõrval. Kuigi Lynnil ei olnud bioloogilisi lapsi, pidas ta üht kindlat inimest oma tütreks. Jesse Krzyzewski on Lynni parima sõbra Jennifer Floweri tütar. Lynn jäldis, kuidas Jesse suureks kasvas. Nende kahe koos tehtud fotod näitavat armastavat suhet. Jesse tundus Lynnist täiesti erinev. Teatud mõttes oli Jesse natuke karmima loomuga. Ta oli varem vangis istunud võltsimise ja identiteedivarguse eest. 2016 aastal vabastatakse Jesse vanglast. Samal aastal hakkab Jesse Lynni hooldajaks, kui Lynni tervis hakkavalt halvenema. Väidetavalt kannatab Lynn tõsiste seedetrakti probleemide, kõrge vererõhu ja kopsuhaiguse all, kuid arstid ei suutnud tema seisundile kunagi täielikku diagnoosi panna. Ta veetis aastaid, kord haiglas, kord sealt väljas. Seega saab Jessist tema täiskohaga hooldaja. Kui Lynn kodust kukkus, aitas Jesse tal püsti tõusta. Jesse käib toidupoes ja maksab Lynni arveid. Lynn Herning usaldab Jessit täielikult. Tal pole põhjust kahtlustada midagi. Kuid Lynni tervis halveneb jätkuvalt. 3. oktoobril 2018 tuleb sisse 911 kõne ja liinil on Jesse Krzyzewski. Jesse teatab, et leidis Lynni teadvuseta ega reageerinud. Kirabis saabus Lynni korterisse. Lynn laamab tugitoolis oma elutoas. Milwaukee päästetöötajad kuulutasid ta sündmuskohal surnuks. Waukesha maakonna šerifi osakonna andmetel märkasid šerifi abid tema rinnal suurt hulka purustatud tablette. Lynni kehast vasakul on taldrik, millel on veel rohkem purustatud ravimeid. Šerifi abid teatavad, et Lynni mõlemal pool laual on arvukalt retseptiravimite pudeleid. Selle põhjal, mida nad Lynni kodus nägid, olid nende esialgsed tähelepanekud, et Lynn võis surra ravimite üledoosi tagajärjel. Naabri sõnul, keda kohtudokumentides, mille oleme saanud, nimetatakse ainult tunnistaja A-ks. Vabastati Lynn haiglast paar päeva enne oma surma pärast seda, kui ta oli kodus kukkunud. Lynni naaber ütleb, et tema koos Jesse Krzyzewskiga aitasid Lynni põrandalt üles. Avalduse kohaselt märkis tunnistaja A, et ta ei uskunud, et Lynn oleks olnud enesetapumõtetega ega olnud kunagi varem sellist muljet saanud. Kuid Jesse ütles šerifi abidele vastupidist. Kui Waukesha maakonna šerifi abid räägivad Jessiga, ütleb ta neile, et Lynn vabastati haiglast reedel, enne tema surma 28. septembril 2018. Nad olid nagu ebakindlad, me ei teadnud, kas see oli enesetapp või midagi meditsiinilist. Ta oli vahetult enne haigas olnud. Ta oli aastaid haige olnud. Me tegelikult ei olnud kindlad teada, kas see oli midagi sellist, sest arstid ei suutnud kunagi välja selgitada, mis toimub. See oli väga frustreeriv ja tal oli sõna otseses mõttes ilmselt 10 kasti meditsiinilisi dokumente. Ja me lihtsalt ei teadnud. No mõtlen, ma tean, mis seisus ta oli ja kus ta oli, aga mina ei teadnud. Tead, see on natuke frustreeriv, sest mina olin kogu aeg kohal ja hoolitsesin tema eest. Mina viisin ta arsti juurde, mina tegin kõik. Nii et see teadmatus tead ja ma ei olnud temaga arsti visiidil. See häirib mind, sest ma mõtlen, kas ma oleksin saanud midagi paremini teha. Kas ma oleksin saanud aidata, kas ma oleksin saanud midagi teha. Tead, see on minu jaoks kõige raskem osa.
Ma pole sõnagi varem kedagi leidnud ja see ei ole midagi, mida ma kunagi tahaksin uuesti teha. Jessi sõnul soovis haigla, et Lynn jääks taastusraviks statsionaarseks patsiendiks, kuid Lynn keeldus. Jessi ütleb, et Lynnil pidi olema koduõenduse visiit 1. oktoobril, kuid Lynn lükkas selle edasi reedele, 5. oktoobrile. Avalduse kohaselt tundus Jessile Lynni käitumine kogu nädala jooksul kummaline. Jessi ütleb, et Lynn viskas arveid ära, et haigla ei saaks tema raha. Kui Jessi kontrollis Lynni tablette, oli neid kas liiga palju või liiga vähe. Väidetavalt ütles Jessi uurijatele, et Lynn rääkis talle, kus kõik tähtsad dokumendid asuvad ja mida ta soovib oma kassidega teha, sest ta ei tahtnud hooldekodusse minna. Enne oma surma muretses Lynn pidevalt, et peab tervislikel põhjustel kodust lahkuma. Jessi näib pihjavat, et kõigi nende põhjuste tõttu oli võimalik, et Lynn oli enesetapumõtetega. Isegi tema tablettidega tead mina iga päev, sest tal oli haiges olles lõpus nii palju ravimeid. Ütlesime, olgu Lynn pea meeles, sa pead selle võtma. Ja siis võtsin mõne välja, et ta võtaks ja tema ütles, ma juba võtsin selle. Ja siis ma vaatan ja ütlen, in pole kõide kogus sees või sa ei võtnud seda. Mõnda neist ei võtnud üldse, mõnda võttis liiga palju, ma lihtsalt ei suutnud temaga sammu pidada. Ilmselgelt tundub, et ta üritas ravimeid jõuga alla neelata. Arst ütleb mulle, kas see on tõsi või mitte. Kas ma arvan, et see on enesetapp, jah. Ma arvan, et tal oli mingi psühholoogiline probleem. Jah. Ja ma arvan, et kui ta haiglasse sattus, siis see oligi tema jaoks kõik. See oli viimane piisk. Nad ei suutnud midagi leida. Ta kavatses arstile öelda mida iganes, et sealt välja saada. Ja ma ütlesin talle seda. Ma ütlesin, et ta tahab lihtsalt koju tulla, sest ta tahab olla oma lastega. Ta oli lihtsalt ma ei tea, ta oli lihtsalt väsinud haige olemisest. Ja ta oli pettunud, sest ta ei saanud vastuseid. Teisest küljest usub Jessi, et Lynn armastas tõesti oma kasse ega tahaks neid maha jätta. Ta toob ka välja, et Lynnil polnud peret ega kontakte kellegagi peale Jessi. Ja selgub, et Jessi oli isegi Lynni volitatud esindaja. Kohtuarstil kulus nädalaid, et tulla välja ametliku otsusega Lynni surma põhjuse ja viisi kohta. Samal ajal tegelesid uurijad juhtumiga. Kohtudokumentide kohaselt rääkisid šerifi asetäitjad 19. detsembril 2018 veel ühe tunnistajaga, keda dokumentides nimetatakse tunnistajaks C. Tunnistaja C ütles uurijatele, et ta usub, et Jessi Kurtševski ja tema ema Jennifer Flower võisid olla seotud Lynni surmaga. Tunnistaja C sõnul oli ta Lynni juba pikka aega tundnud ja ei uskunud, et Lynn oleks tahtlikult või tahtmatult üle annustanud. Kuid põhjus, miks tunnistaja C arvab, et Jessi ja tema ema Jennifer võivad olla seotud, on see, et nad elasid Lynni majas ja kasutasid tema asju. Pärast tema surma kasutasid nad väidetavalt tema autot ja müüsid tema vara. Järgmisel kuul räägivad detektiivid Lynni nõuga, keda tuntakse ainult kui tunnistaja B. Tunnistaja B arvas väidetavalt, et on kahtlane, et kogu Lynni vara jäi Jessile. Ta ütles detektiividele, et tegi ise Jessi taustauuringut ja avastas mitu tema varasemat süüdimõistmist võltsimise ja pettuse eest. Ta soovis veenduda, et Lynni testament, mis esitati pärimiskohus, on ehtne ja tahtis olla kindel, et Lynni surmas pole midagi kahtlast. Varsti kinnitab tema kõige hullemad kahtlased kohtuarst. 2019. aasta jaanuaris, 3 kuud pärast Lynn Hernani surma, avaldab Waukesha maakonna kohtuarst toksikoloogilise aruande. Tulemused näitavad, et Lynnil oli organismis surmavannus tetrahüdrosoliini. Detektiivid märgivad, et tetrahüdrosoliin on silmatilkade peamine koostisosa. Waukesha maakonna kohtuarsti dr. Linda Budretski sõnul ei tohiks kellegi veres olla tetrahüdrosoliini. See koostisosa on inimesele mürgine ning oleks võimatu, et Lynnil oleks veres olnud sellisel tasemel tetrahüdrosoliini, kui ta oleks seda kasutanud ainult silmades. Detektiivide sõnul oli Jessi selleks ajaks juba korduvalt helistanud kohtuarsti büroosse, küsides Lynni lahangu tulemuste kohta. Fox 5 Communications, Jessi, tere! I'm calling. I'm trying to find out some information. Mul ei ole juhtumi numbrit ega tea, kes sellega tegeleb. Okei. Mul on perekonna nimi ja tean teile kohtuse täis. Ja põhimõtteliselt ma lihtsalt üritan infot leida. Olgu. Hästi, kas te mäletate, kus juhtum toimus? Siin Rockies. Ja oli nii, et kohtuarst oli see, kes andis mulle teie numbri. Okei, kas see puudutab surmahüvitis, kui te rääkisite kohtuarstiga? Okei. Ja mis on subjekti perekonna nimi? H-E-R-N-A, Hernan. Nimi on Lynn. Kas sul aimu, millal see juhtus? Ta suri eelmise aasta 3. oktoobril. Okei.
aga ma ei tea, millal see teie juurde suunati või ma ei tea sellest midagi. Põhimõtteliselt olen ma rääkinud kohtuarstiga, sest me püüame välja selgitada, kas ta oli enne surma haiglas. See on midagi, mida haigla oleks pidanud märkama või midagi sellist, mis toimub. If the medical examiner hasn't had any information in March. Ja siis ta lihtsalt ütles nüüd, et see suunasi teie osakonda. Aga uurijatel ei ole praegu Jesse vastu piisavalt tõendeid, et teda arreteerida. Mõni kuu hiljem, 2019. aasta juulis, kutsutakse Jesse uuesti ülekuulamisele. Jessel on veel palju küsimusi, millele ta peab vastama. Näiteks Lynn Hernani raha kohta. Kas ta maksis tollal ise oma arveid? Kas tema mõistus oli piisavalt terav, et ta ei? Ta tegi mõningaid asju, aga ta ütles mulle ka, mida maksta. Ta ütles, okei, sel kuul tuleb see maksta, sel kuul tuleb see maksta. Kas sul oli siis ka automakse või? Ei, mul ei olnud. Ta kasutas krediitkaarte hullupööra. Mis? Noh, asi on krediitkaartides. Pole aimugi. Viimased 6 kuud, kui ta end halvasti tunneb, kas sa käid seal sinu arvates iga päev? Või peaaegu iga päev? Peaaegu. Ja kas ta maksab sul iga päev või kord nädalas? Ei. Ma mõtlen, kas teil oli kunagi ametlik kokkulepe, et sa teenid $20 tunnis? Või ei, midagi sellist polnud. Ei, midagi sellist polnud. Uurijad seavad Jesse silmitsi millegagi, mida nad on juba mõnda aega teadnud. Ja tema toksikoloogia tulemustes on anomaalia. Tema organismis on ravim, mida seal ei tohiks olla. Ja mis see võiks olla? Seda nimetatakse tetrahydrosoliiks. Mis see on? Tavaline viis okanooli kasutamiseks on silmatiigad. Jesse sõnul ostis ta Limile silmatilku, kuid ta ei näinud kunagi, et Lynn oleks neid joonud või sisse võtnud. Ta kasutab kogu aeg silmatilku. Milleks ta neid kasutas? Ta kasutas neid oma silmade jaoks, aga ta kulutas neid meeletult kiiresti, mis ei olnud loogiline. Jah. Kuidas sa ütleksid, kui palju ta kasutas? Kui palju ta tegelikult kasutas? Ma tõin talle ilmselt 4 puselit, kui ta haiglas oli. Jah. Ta pani neid kogu aeg silma, kogu aeg. Ja ma mõtlesin, et ma pole kunagi kohanud kedagi, kes neid nii palju kasutab. Ta ütles, et tal on kogu aeg silmad kuivad. Alati. Milliseid silmatilku sa tal ostad? Ükskõik milliseid. Teda ei huvitanud. Tal polnud kuigi hea haiguslugu. Ma mõtlen, et ma pole silmatilkade asjatundja. Aga see, mida me nimetame visineks, on see, Ei, need on erinevad. Talle meeldis teistsugune sort. Ma ei tea ilma sellele otsa vaatamata. Tõesti ei tea. Olgu. Haiglal ei olnud selle kohta mingeid muresid. Mul pole aimugi. Ma mõtlen, tal oli see oma asja üles välja tulitamas. Viimased paar nädalat. Mida see üldse teeks, ma ei saa aru. Ilmselt ei ole hea kasutada palju silmatilku. Ja see ongi see, mis kohtuarsti muret teeb. Kas nüüd vaatasid tema majas ringi? Sest tal on neid karpide viisi. Või mäppmik, jah. Sest ta oli tuntud silmatilkade kasutamise poolest. Jah. Sellepärast ma mõtlengi, mis see on, sest see kõlab minu jaoks alguses peale väga imelikult. Kas sa oled kunagi näinud, et ta printsib seda kraami endale suu? Ei, ma ei tea. Kas sa oled kunagi näinud? Teda ei kasutanud sõna alkohol, kui ta võtab oma tablette. See on kuum. Mida sa mõtled? Alkohol, kangemad joogid. Aga jah. Alati puhas viin. See oligi tema põhiline jook. Kohtuarst kaudub arvama, et keegi tappis ta. Kas sa räägid tõsiselt? Olgu. Miks nii? Sest tema kõrvalt ei leitud ühtegi visinipudelit. Neid on tema majas kõik kohad täis. Aga ta tegelikult ei liikunud eriti ringi. Meil öeldi, et ta ei liikunud eriti. Nii ütles kohtuarst. Ma võin sulle öelda. Ma tean, sest keegi andis selle talle. Ma olin ainus, kes seal oli. Ja ma olin seal. Ma ei näinud, et sind oleks hirmutatud. Ma ei toonud talle midagi. Mitte midagi. Need on kõik tema vannitoa sugu taga. Peale 2, mis on tema öökapis. Mitte, et ma poleks sellega harjunud. Need olid tema öökapi tema kõrval. Ma vannun Jumala nimel, ma tean, et need olid seal, sest ta hoidis need alati just seal. See on pilt öökapist. Kohtuarste väga põhjalikku tööd. Ma olen sinuga täiesti nõus, 100%, aga ma ei tea kedagi, kes talle nii teeks ja ma ei valeta. Ma ei tea kedagi, kes tahaks talle nii teha. Ma ei tea. Ma küsin sinult. Ma ei tunne kedagi. Nad püüavad seda käsitleda kui mõrva. See tundub mulle lihtsalt hullumeelne. Sellepärast ma siin olengi. Üldse põhjustest. Kas te arvate, et ma taksin ta? Ma vannun Jumala nimel. Aga uurijad usuvad, et Jessil oli Lynn Hernani surmast palju võita. Kui palju raha ta sulle viimase 2 aasta jooksul andis? Issand palju, ma ei tea, dollari mõistes. Aga mul mingi number välja. Võib-olla 20 000.
Kui kohtuarvestusekspert vaataks neid andmeid ja arvaks, et see summa on pigem 190 000, kas üllataks sind? Võib-olla küll. Aga võib-olla mitte, nii et ma ei tea, ausalt öeldes ma tõesti ei tea. Nii et tundub, et ta andis sulle viimase 2 aasta jooksul peaaegu paarsada 000. Jah, ta on andnud. Tegelikult on nii, et ta maksis sulle viimase 2 aasta jooksul $200 000. Sina oled peamine, sina haldad raha, sina oled kõrval, sinu nimi on kontodel, sina juhid kogu asja. Jah. Sina tegeled krediitkaardi asjadega. Sa tead, mis tema rahalise olukorraga toimub? Raha saab siin varsti otsa. Nii et ma tapaksin ta selle pärast. Inimesed teevad kummalisi asju. Miks ma peaksin ta raha pärast tapma? Ma mõtlen seal lihtsalt. See on ju minu perekond. Ma kipun arvama, et sa ei teinud seda. Kui sa ütled, et tapja, siis ma ei usu, et seda tapsid. Ma arvan, et oli haige. Ja ta ei tahtnud enam. Ta oli omadega läbi. Ja ta tahtis oma elu lõpetada. Ja ta vajas oma elu. Ta tahtis abi. Ma saan aru, et sa oled. Ma arvan, et sa valetad. Mis puudutab tema aitamist, siis mina ei aidanud teda. Ma arvan, et sa andsid talle natuke sellest vaktsiinist. Mina ei andnud. Jessie võetakse vahi alla, kuid praegu mitte mõrva eest. Ma tunnen, et praegu esitatakse mulle mõrva süüdistus. Ma tunnen, et olen. Olgu. Ma ütlen sulle. Sina, hei, mis toimub? Ma ütlen sulle. See on kriminaalhoolduse järelevalve kõne. Ja ma olin sinuga täiesti aus. Kui sa oled katse ajal kõnem, see on rahaliste asjade pärast. Sinu järelevalveametnik polnud rahunud kogu selle rahaga, mida sa oled viimase 2 aasta jooksul saanud. See on 100% tõsi. Järgmisel päeval jälle detektiivid ees. Jessie lugu ei lähe ikka veel kokku nende kogutud tõenditega. Kõigile, kellega me rääkinud oleme, oled sa valetanud. Sa oled valetanud Scottile, sa oled valetanud oma emale. Me rääkisime eile su emaga. Millest ma valetasid? Me rääkisime. Ta ütles, et tal pole mingit põhjust, mis ta oleks pidanud sulle raha andma. Linn andis mulle raha, aga tol ajal miks see on nii? Kuigi sinu ema Jennifer ütleb konkreetselt, et sa poleks tohtinud Linnilt suuri summasid raha saada. Sest sa ei teadnud sellest. Detektiivid tahavad olla kindlad, et ükski kivi ei jää pööramata. Jessie kutsutakse mõne päeva pärast veel kord ülekuulamisele ja fookus pöördub tagasi Linni pangakontodele. Kas see arvad on kummaline, et keegi sai vähemalt $200 000 2 aasta jooksul? See oli 3 aasta jooksul. Ja suuremad summad olid palju enne, kui ta suri. See polnud üldse seotud. Miks me peaksime sulle kogu selle raha andma? Ma just selgitasin seda. Mul oli nii palju võlgu. Miks teda sinu võlad huvitavad? Sest ta oligi selline. Jessie oli varem nõustunud tegema valedetektori testi ja tulemused tekitasid ainult rohkem küsimusi. Kuidas sa arvad, et sul valedetektoritest läks? Ma arvan, et mul läks väga hästi. Okei. Ma arvan, et sul läks kohutavalt. Kes? Mis see on? Nad ei teadnud seda juba? Jah. Mina seda nii ei näe. Miks sa seda ei näe? Sest ma ei kukkunud selles läbi. Ma tean, et ma ei kukkunud selles läbi. Ma ei saanudki. Miks nii? Sest ma ei valeta selle kohta. Ma ei teinud talle midagi. Ma tõesti ei teinud talle midagi. Ja ma tean, et te arvate, et see on raha pärast. Ma ei teeks talle kunagi haiget raha pärast. Ma ei teeks talle haiget mitte mingi põhjusel, sest ta on suurepärane inimene, ta aitas mind rahaliselt. Ja nüüd te arvate, et selle pärast ma taksin ta. On, ja ma ütlesin sulle eile. Ma arvan, et ta tahtis surra ja sina aitasid teda. Seda ma arvan. Ma arvan, et sa said sellega hakkama. Sa valisid välja täiusliku ohvri. Ma arvan, et sa valisid kellegi, kellel pole perekonda ega sõpru. Ja mina olin tema vere ja mu ema samuti. Täpselt, just nii. Kasutage seda, poisid. Jah, miks ma siis peaksin tahtma temast lahti saada? Sest tal hakkas raha otsa saama. Te avasite tema nimel krediitkaarte ja võitsite laene. Ma ei teinud midagi ilma tema loata. Mitte midagi. Mitte midagi. Mida vandekohus sellest arvab? Kes siis? Vandekohus hakkab arvama. Ma olen kindel, et see ei jäta head muljet. On põhjus, miks uurijad pole Jessup mõrvaga süüdistanud. Kohtuarst pole juhtumit veel tapmisjuhtumiks liigitanud. Kohtuarsti järeldused viitavad selgelt kindlale suunale. Purustatud tabletid tema suus. Tema suu ümber oli purustatud pulbrit. Tema nina ümber oli purustatud pulbrit. Keegi tegi selle väga jüüdseks. Ja tema organismis polnud sellest mitte midagi. Ei, see oli alla terapeutilise taseme, mis tähendab, et seda polnud isegi piisavalt. No ma arvan, et tal oli taldrik täis. Nii et ilmselgelt oli tal taldrik täis. Ta ei võtnud sellest eriti palju. Tema organismis polnud midagi peale 2 tableti. Mul on seda raske uskuda. Seal on 2 tableti.
sest ta võttis ka sel hommikul rohkem tablette kui 2, kui mina teda hooldasin. Kohtupatoloogid, arstid ja testijaid ei nõustu sinuga ja see ei juhtunud mitte eile, vaid peaaegu aasta tagasi. Ja see on olnud väga pikaajaline uurimine. Nende poolt. Ma saan aru, mida sa ütled. Ma mõtlen, kohtuarst on üsna tõsine. Ta ei taha seda nimetada tapmiseks või mõrvaks, kui ta ei suuda seda seletada. Sellepärast on ta külmpäev. Aga ta ütleb meil ikka. Chris, ma kaldun arvama, et tegu oli tapmisega, sest numbrid ei klapi. Pärast seda teadasaamist on Jessel rääkida hoopis teine lugu. Ta vaatas sisine juba ammu ja ma juba ütlesin sulle, et ta ostis neid mitu tükki. Ta otsis väljapääsu ja kuna ta proovis 2 korda tablette võtta, aga see ei toiminud. Ta otsis oma teed. Ja millal see oli? Kas päev enne seda, nagu sa ütlesid? Päev enne seda pidi ta sellega ostma taskurätiku ja see oli klaas ilmselt umbes nii suur. Ja kui palju visinit, seda ma ei tea, sest ta oli selle juba varem oma viinapudelisse valanud. Viimati, kui ma pudeli ostsin, valas ta selle oma viina sisse. Sellepärast ma küsisingi, kuidas Tommi on, kas viimane sorts on seal sees. Sest ta tegi seda umbes 3 korda ja jäi nii haigeks, et sittus kõik kohad täis. Ja siis ta sittus oma toas, mis ma pidi selle ära koristama, kui ta haiglas oli. Ja miks ta pani seda riisikeetesse mikrolainahjus? Ta tegi seda, sest ta üritas leida lihtsalt väljapääsu. Järgmisel päeval surve suureneb ja Jessi näid murduvat. Tal on nüüd veel üks lugu. Et Linnil oli nii palju valu, et tal ei jäänud muud valikut. Sa pead selle välja ütlema. Sellel hommikul kell 12 sa teadsid, et see oli tema plaan. Olen seda juba kuid teadnud. Ja kui sa andsid talle selle pudeli, oli sul sees halb olla. Mul oli sees halb olla, aga ma ei arvanud, et leiab sinda surnule. See pidi mingil määral juhtuma. Selles ma siia on. Oli suur tõenäoliselt see juhtub, kindlasti. See ei ole vii. Ja sa teadsid seda. Aga ma võin ausalt öelda, et ma ei teadnud, et mus oleks. Ma olin lihtsalt testamendi täite sel pärastlõunal. Sul käis peas mõte, et kui sa sinna tagasi lähed, võib-olla on ta surnud. Ja sa ei saanud talle öelda, sest sa oled nii hea inimene. Ei. No. Ja sa tunned end kohutavalt. Sa tunned end kõige selle pärast kohutavalt. Tema viimane testament, mis oli majas, seal on Anthony ja minu ema nimed kirjas. See viimane testament, mis oli majas. Lihtsalt, et te teaksite, sest te ilmselt leidsite selle. See oli seal. Ma ei teadnud seda. Ma tahan, et see oleks teada. Minu ema teadis seda ka. See, et sa proovisid teda aidata, ta oli obadega läbi. Tal oli nii suur valu, nii suur piin. Ja sa tegid seda, mida arvasid olevat õige. See ongi nii lihtne. Sa tegid seda, mida arvasid olevat õige. Kas see on õige? Ja. Olgu. Ja sa tunned end selle pärast kohutavalt. Ja see polnud õige. Ma tegin seda, mida ta tahtis, sest tema tahtis seda. Aga ta oli mitu korda vastu. Ja ta surus selle alla. Ja seekord oligi trikk. Kui ma oleksin arvanud, et see on õige, oleksin ma päästiku vajutanud lihtsalt selleks, et ta vait jääks. Sa ei saa seda teha. Sa ei ole selline inimene. Mitte selline inimene. Järgmise 2 päeva jooksul kinnitab Jessi, et see, mida ta tegi, ei olnud mõrv. Ma ei põrmanud teda ja ma ei oleks suutnud teda mõrvata. Ma saan aru, et ma aitasin, ma ostsin selle, aga minu arvates teadis ta, mida ta joob. Ta võttis selle ise, ma ei sundinud teda seda võtma. Ma ei kallanud seda talle sugu, ma ei teadnud seda. Ja see ongi see, mis mulle raskusi valmistab. Olen valmis tegema kõike, mida suudan. Mina ei teinud seda, mina ei tapnud teda, mina ei tapnud teda. Sa mängisid rolli, Jessi. Kõik, mis ma tegin, oli see, et ma ostsin selle. See on kõik, mis ma tegin. Ma ostsin selle. Ma ostsin selle. Ja nende meelest ootab mind võrma süüdistus. Sa tulid, aga ei saa bussi juhtida. See oli pudel, mida ta tahtis. Ta teadis, mis see on. Nii ka sina. Ei, Jessi. Sa tead, Jessi. Sa tead. Ta teadis, mis see on. See oli tema tegu. Aga mida sina siis tegid? Ei tegi ikka vain seda, ma see ei tee seda õigeks. Ja. Kogu aeg sellele. Tahtmatud tagajärjed. Ja tead mis? Sa ei saa isegi öelda, et see oli tahtmatu, sest sa teadsid seda. Linn oli selle välja uurinud ja ütles, et see võib sind tappa. See võiks teda tappa. Ja sa teadsid seda. Ja sa teadsid, et ta ütles seda. Ja sa teadsid, et seal oli 6 pudelit. Ja sa muretsesid mõne F pärast. See oleks võinud juhtuda. Me panime kõik mu peas paika. Ja te kõik ütlete kogu aeg, et ma kinnitasin selle. Miks ma ei võtnud seda pudelit? Miks see oleks võinud juhtuda? Ma ei võtnud seda pudelit. Ja kui me poleks seda võtnud, siis te ei teaks ja ma ei avanud seda pudelit kunagi. Selle pudeli avamisel pole minu sõrmejälgi.
Jessit küsitlevad detektiivid 10 päeva jooksul 6 korda. Siiski pole talle ametlikult mõrvasüüdistust esitatud. 2019. aasta 16. juulil räägivad uurijad teise tunnistajaga, kes oli kunagi Jessile lähedane. Kas te saate öelda, kui kaua te ja Jessi koos olete olnud? Oleme koos olnud umbes 3 aastat. See, mida te kuulete, on helisalvestis intervjuus Scott Craigiga, Jessi endise poissõbraga. Mis see lugu oli? Mida ta ütles, et juhtus? Ta ütles, et nootise siin tapab end ära. Jah, näbuge. Ja palus mul seda teha ja ma olin nagu, mida sa mõtled? Nagu kuidas sa teda aitasid, et ta oli sellest häiritud ja siis sa ütlesid mulle varem, et ta suri tema pärast. Kas sa teadsid, et ta tegelikult arvas, et sa tegid seda tema jaoks? Noh, ta ütles, et Linn tahtis end tappa ja Linn teadis, et tal oli, mõlemad teadsid, et tal oli pudel, kus oli umbes 6 pudelit vitavisiini sees. Ja Linn oli väidetavalt öelnud Jessile, et ta teadis, et vitavisiine võib ta tappa. Ja Linn palus temalt seda pudelit ning Jessi ütles, et andis Linnile selle pudeli, teades, et tal oli 6 sees, teades, et ta võib ta tappa ja lasi ta selle ära juua. Scott ütles uurijatele, et ta muutus veelgi kahtlustamamaks pärast seda, kui Jessi hakkas talle, tema lastele ja isegi tema endisele naisele kalleid kingitusi ostma. Sest ei, me ei usu, et see oli tema abikaasa genotsi. Ma mõtlen, tal on alati olnud, ma arvan, et see summa on isegi lähema $300,000, mille ta sai Linnist viimase 1,5 aasta jooksul Linni elust. Ta ostis mulle kingitusi ja ka tema endisele naisele. Me olime abiellus 17 aastat. Meil oli koos 3 last ja ta ostis mulle näiteks $100 väärtuses kinkekaardi spaasse. Ja ma olin nagu, mu mees oli nagu Olen Kellner. Sest ma tean, sa tead, kui me oleksime abielus, siis ta ostaks mulle midagi sellist. Aga ta hoolitseb alati laste eest. Aga see oli... $100 ei ole küll mingi priiskamine, aga see oli imelik. 2019. aasta 19. juulil on uurijatel Jessile uudiseid, milleks ta ei ole valmis. Jessi, sulle esitatakse süüdistus ühes tapmiskuriteo vormis. Selles pole kahtlustki. Sulle esitatakse süüdistus. Küsimus ainult selles, millise süüdistuse me esitame. Millise süüdistus prokuratuur peab selle juhtumi puhul piisavaks. See juhtub, selles pole kahtlustki. 100% sulle esitatakse süüdistus ühes tapmiskuriteo vormis. Hooletus, esimese astme. Seal peamegi välja mõtlema, okei? Ja ma tean, et seda on vastik kuulda, aga ma ei hakka sinuga mänge mängima. Ma ei taha, et sind süüdistataks. Seda ma tahangi, et sa mulle ütleksid. Ma tahan teada. Sind esitatakse süüdistus. Aga nagu ma sulle ütlesin, me püüame välja selgitada, kas on veel mingid tõendeid, mis aitaksid tõestada, et see oli abistatud enesetapp. Ja praegu me lihtsalt ei leia neid. Ja kas te leiate rohkem tõendeid, mis tõestavad, et ma tapsin ta rahalise kasu saamiseks? Kas see on ikka see, millele te toetute? Noh, peale kõige selle muu, millest me varem rääkisime. Ma ei tea, jah. Noh, me vaatame kõik finantsid üle. Mul on finantside kohta. Finants, Jesse, ma tean. See võtab palju aega. See võtab palju. Nii et see ongi umbes see, kus me praegu oleme. Uurimine Jessi Krzyzewski suhtes jätkub mitu kuud, samal ajal kui ta viibib tingimisi vabastuse rikkumise tõttu vahi all. 2 päeva enne seda, kui Jessi vanglast välja saab, väljastatakse vahistamismäärus. Nüüd on see ametlik. Jessi Krzyzewskile esitatakse esimese astme mõrvasüüdistus Lynn Hernanis surmaasjus. Tema kriminaalkaebuse kohaselt rääkisid detektiivid teise tunnistajaga, keda nimetatakse ainult tunnistaja G-ks. Avalduses öeldakse, et tunnistaja G on Tecumseh Correctional Institutioni kinnipeetav ja oli Jessi toakaaslane. Tunnistaja G räägib detektiividele sarnase loo nagu Scott Craigi oma. Jessil oli emotsionaalne kokkuvarisemine ja ta olevat tunnistanud, et andis Linnile mitu pudelit visinet, et teda tappa. Kuid nad ütlevad, et see ei olnud raha pärast. See oli selleks, et lõpetada Linni kannatused. Lisaks esimese astme tapmise süüdistusele esitati Jessile süüdistus ka varguses. Detektiivid said teada, et pärast Linni surma võeti Linni pärandist peaaegu $16,000. Kriminaalsüüdistuse kohaselt lõi Jessi võitsitud dokumendid, et jätta mulje, nagu oleks raha kasutatud võlgade tasumiseks, kuid neid võlgu ei olnud tegelikult olemas. Raha oli kadunud ja arvatakse, et Jessi varastas selle. Detektiivide hinnangul ulatub pettuse kogusumma veidi üle $290,000.
Sellest summast usutakse, et veidi üle $130,000 kanti pettusega tšeki teel Linnilt Jessile. 6. augusti 2021 ei tunnistanud Jessie Krzyzewski end süüdi esimese astme tahtlikus tapmises ega 2 liikuva varavarguse süüdistuses. Tema kautšen määrati $1 miljoni suuruseks ja ta jääb Waukesha maakonna vanglasse kuni kohtuprotsessini. Viivituste tõttu algab Jessie kohtuprotsess alles 2023. Aasta oktoobris, 5 aastat pärast Lynn Hernani surma. Prokuratuuri teooria oli lihtne. Näed väitsid, et oli selge põhjus, miks Jessie tahtis, et Lynn kaoks. Me kuuleme sageli motiivi kohta telesaadetes ja filmides. Süüdistus räägib alati, mis oli motiiv. Siin on tema motiiv. Me ei pea teile motiivi tõestama. See ei kuulu nende 2 elemendi hulka. Me peame näitama tahtlust. Me ei pea näitama motiivi. Nagu see juhis ütles, on motiiv sageli abiks. Ja siin on asi üsna lihtne. Kui me vaatame finantsandmeid üsna põhjalikult, näete, et juurdepääs, mis Preili Krzyzewskil oli Lynn Hernanile, võimaldas tal varastada peaaegu iga $, mille Lynn Hernan oma elu jooksul väärt oli. Ja teades, et temast saab Lynn Hernani pärandvara esindaja, näete, et umbes 3. oktoobril 2018 muutus Lynn Hernan Jessie Krzyzewski jaoks surnuna väärtuslikumaks kui elusana. Jessie kaitse väidab, et nende 2 vahel oli armastus, öeldes, et Lynni surm oli enesetapu tagajärg. Lynn armastas Jessied. See oli tema tütar. Ta oli selles ringis. Aga kui Lynn oleks siin, ta ei usuks, et Jessie ta üldse sinna saatis. Kui ta oleks teadnud, et see juhtub, oleks ta arvatavasti midagi teisiti teinud. Ma arvan, et ta poleks isegi oma kõige pöörasemateski unistustes uskunud, et Jessie arreteeritakse Lynni enesetapu pärast. Või et talle esitatakse süüdistus raha pärast, mille Lynn talle andis. Jessie on süütu. Mitmed süüdistuse tunnistajad astuvad nädalate jooksul tunnistajapingile. Sealhulgas detektiivid, kes uurisid Lynn Hernani surma mitu kuud. Waukesha maakonna detektiiv Timothy Loberg tunnistab, et on üks vihje, mis ei sobi kaitsenarratiiviga. Lähtudes teie koolitusest ja kogemusest detektiivina nendel surmapaikadel, kas olete kunagi täheldanud oletatava enesetapu ohvrit, kelle rinnal olid purustatud tabletid? Ei. Kas sündmuskohal ja teie uurimise käigus leiti kunagi enesetapu kirja? Ei. Kui oleks leitud enesetapu kiri, kas oleksite selle kaasa võtnud? Absoluutselt. Lõppkokkuvõttes olid just kohtuarsti järeldused need, mis seda uurimist muutsid. Ja ma jõudsin järeldusele, et tegemist oli teise isiku põhjustatud surmaga, mis on meditsiiniline otsus, mitte õiguskaitse või kriminaalreeglite põhjal tehtud otsus. Tegelikult on see rahvatervisega seotud otsus. Ja see vigastus tekkis nii, et keegi teine andis talle tetrahüdrosoliini, mistõttu ma liigitasingi selle teise isiku põhjustatud surmaks. Kui ta oleks selle ise manustanud, oleks see midagi muud. Kui te vaatasite lähemalt? See, kuidas see pulber oli surnu keha peal, kas see vastas teie kogemustele surmapaikades, mis lõpuks osutusid enesetappudeks? Jaa. Kas see jäi teile silma? Jaa. Miks? Alla neelamiste puhul on tavaliselt aine või toode olemas. Ma mõtlen mitte 100% juhtudest, aga me nägime palju tema tablette, aga mitte tetrahüdrosoliini. Teiseks, pulbrid või mis iganes inimesed sisse võtavad, võivad mõnikord nende huuled värvida või hakata suust mullitama, sest need kas oksendatakse välja või inimene kaotab teadvuse seda tarbides. Aga see on nagu pulber, mis pole tema suuga kokku puutunud. Ma mõtlen, see pole üles oksendatud ega välja sülitatud. See lihtsalt lebab tema rinnal. Kohtuprotsess jätkub siis teise nädala tunnistustega. Vandekohus kuuleb Scott Craigi, Jessie endis poissõpra, kes on süüdistuse tunnistaja. Ta annab tunnistusi konkreetse vale kohta, mida Jessie talle Lynni surma kohta rääkis. Kui me liigume ajas edasi 2018. aasta oktoobrisse, kas Preili Krzyzewski rääkis teile midagi uut Lynn Harneti kohta? Jah. See oli 2018. aasta oktoobris, kui ta oli surnud. Kus te uskusite, et Lynn Hernan suri? Faterty meditsiinikeskuses. Ja mis te seda uskusite? Sest ta oli koomasse langenud Fighteri haiglas. Ja kas ta lõpuks ütles teile, et arstid olid millelegi järeldusele jõudnud? Jaa.
ja mis see oli? Nad ütlesid, et ta neelas alla visiini. Kas ta kasutas sõna visine või mõnda teist sõna? Kas te mäletate? Ta ütles, et see oli mingi meditsiiniline asi, ma ei tea täpselt nime. Tetra midagi. Olgu. Aga lõpuks ta täpsustas, et see oli visine keemiline aine. Nii et see keemiline aine oli visiinis. Kas te mäletate, mis kuul ja aastal see tekstivestlus teie ja proua Krzyzewskiga toimus? Ma täpselt ei mäleta, ei. Okei, kas see oli enne või pärast Lynn Hearni surma? Pärast. Kas te mäletate, mida te mõtlesite, kui saite neid sõnumeid oma tüdruksõbra mürgitamise kohta? Ma olin väga vihane, väga tige, mõtlesin, kes võiks talle midagi sellist teha. Peameeles, Jesse ei ole kohtu all ainult Lynni mõrva pärast. Ta on kohtu all ka selle eest, et ta väidetavalt varastas tema raha enne ja pärast tema surma. Kas te mäletate, mitu tšekki te tuvastasite Lynni rahaturukontolt? Ma usun, et kokku oli 21 tšekki, kuid üks neist oli tšekk, mille Lynn kirjutas Wild Motorsile. Ülejäänud 20 tšekki olid tšekid, mille Lynn kirjutas Jesse Krzyzewskile. Nii et ajavahemikus oktoober 2014 kuni selle 6. novembri 2018. aasta kuupäevani, mil konto suleti, kirjutati Preili Hermanni rahaturukontolt ainult 21 tšekki. Õige. Ja te ütlesite, et 20 neist kirjutati härra Krzyzewskile. Õige. Kas te arvutasite kokku nende 20 tšekki väärtuse, mis kirjutati härra Krzyzewskile? Jaa. Ja kas see on see number, mis on slaidil 77? Jaa. Kas te saaksite selle väärtuse lihtsalt ette lugeda, palun? Konto 7601, kogusumma oli $134 337, täpsemalt $134 337,01. Olgu. Ja ajavahemikus oktoober 2014 kuni november 2018 selle konto algsaldo oli $250,000, nagu te ütlesite. Õige. Ja lõppsaldoks jäi $87. Õige. Nägin tehinguid Scotti pubis, Staley palees, Hatavanami bingo kasiinos. Need olid kohad, kus me polnud varem Lynnit ühegi tema konto väljavõtte peal näinud. Õige, need on pärast tema surma. Õige. Aga isegi siis, kui ta oli elus enne seda, ma arvan, et sa ütlesid, et märkasid muutust umbes 2018. aasta septembris. Jaa. Vähemalt selle konto puhul, eks? Õige. Kas enne seda 2018. aasta septembrit nägite, et Preili Hernani 5336 kontot kasutati sularahaautomaatides? Ei. Kas nägite, et seda kasutati kohtades nagu Sal's Palace? Ei. Kas nägite mingit ostu Paroarmi Casinos? Ei. Okei, nii et need ei olnud mitte ainult pärast tema surma, vaid need ei sobinud ka selle mustriga, millest te varem rääkisite. Õige. Kui osarik lõpetab oma süüdistuse esitamise, kutsub kaitse välja oma eksperdid, sealhulgas toksikoloog Henry Spilleri, kes seab kahtluse alla kohtuarsti otsuse. Teil oli see diagrammil ja ma ei usu, et te käsitlesite tema maos olnud 4,1 milliliitrit visinet. Kas te tegite seda? Seda me saame arvutada, sest nüüd teeme lihtsalt matemaatikat. Seal on 300 milliliitrit. Visiines on 50 milligrammi tetrahüdrosoliini 1 milliliitri kohta. Käete küll, ja te võite lihtsalt arvutada. Saate seda teha ükskõik kus. Ja see annab teile tulemuse, ta võttis umbes teelusikatäie. Umbes teelusikatäis on alles. Ta võttis ilmselgelt rohkem, sest tema veres oli selle aine sisaldus. Aga maos on umbes teelusikatäis alles. Ja 4,1 milliliitrit on üks teelusikatäis. Jah, tegelikult on 5 milliliitrit teelusikatäis. 5 milliliitrit on teelusikatäis, nii et see on veidi vähem kui teelusikatäis. Ja, bravo. Olgu, see võib alla tulla, palun. Me ei suuda arvutada, kui palju seda veres on. Ei, sest jällegi, selle kohta ei ole uuringuid. Suukaudselt manustatud tetrahüdrokannabinooli kohta uuringuid ei ole. Ja FDA ei nõudnud neid, sest see on silmaravim ja see ei olnud ette nähtud kasutusviis. Ja lihtsalt seetõttu me ei tea seda. Kaitse lõpetab oma tõendite esitamise pärast Henry Spilleri ütlusi. Jesse Krzyzewski otsustab mitte enda kaitseks tunnistusi anda. Pärast 3 nädalat kestnud ütlusi, kus tunnistusi andis ligi 40 inimest, on aeg mõlemal poolel esitada žüriile oma lõppsõnavõtud.
Selle juhtumi tegelikkus, daamid ja härrad, on see, et tegemist on inimesega, kelle enda telefonis on üsna palju mürgiga seotud otsinguid. See on inimene, kes teenis enne surma üle $144,000 ja pärast surma üle $80,000 kasumit. See on inimene, kes eksitab teisi, kui ta on raskustes. Ma väidan teile, daamid ja härrad, et Prelik Žiževski arvas, et ta pääseb sellest või suudab end sellest välja rääkida. Aga tegelikkus on see, et surma põhjuseks on mürgitus. Ja surmalik on tapmine. Sel ajal, kui Hernan suri, oli ta proua Žiževskide surnuna väärtuslikum kui elusana. Ja see inimene, kellest te kuulsite, see armastav inimene vasakul, ei sooritanud enesetappu. Kaitse väidab aga, et Lynn andis Jessile vabatahtlikult raha. Miks peaks siis Jessi tahtma, et ta sureks? See oli teadaolevalt Lynni käekiri. Lynnile meeldis raha kulutada, talle meeldis raha ära anda. Talle meeldis kulutada üle oma võimaluste. Talle meeldis anda ära rohkem, kui tal oli võimalik. Just nii ta tegigi ja raha andmine Jessiele tegi ta õnnelikuks. Jessi oli talle nagu tütar. Jessi oli see inimene, kes oli kogu aeg kohal. Ja Jessi rääkis talle ilmselt kurva loo. Mul on selle jaoks raha vaja ja tolle jaoks raha vaja. Aga Lynn oli õnnelik, et sai talle seda anda. Kuritegu nõuab, et see toimuks ilma tema nõusolekuta. Siin pole ühtegi tõendit selle kohta, et Lynn ei andnud nõusolekut. Tegelikult andis Lynn raha Jessile vabatahtlikult. Jessi saatus on nüüd Waukesha maakonna vandekohtu kätes. Nad arutavad asja 2 päeva jooksul. 14. novembril 2023 naasevad nad oma otsusega. Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Jesse R. Križevski on süüdi esimese astme tahtlikus tapmises, nagu on esitatud süüdistuse punktis 1. Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Jesse R. Križevski süüdi vallasvara varguses, nagu on esitatud süüdistuse punktis 2. Mis puudutab eriküsimusi, siis kui leiate, et süüdistatav on süüdi, vastake järgmisele küsimusele. Kas varastatud vara väärtus ületas $100,000? Vastus: ei. Kas varastatud vara väärtus ületas $10,000? Vastus: jah. Ühegi muu summa kohta ei antud vastust. Meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Jesse R. Križevski on süüdi vallasvara varguses, nagu on esitatud süüdistuse 3. punktis, millel on alla kirjutanud vandekohtu eesistuja tänase kuupäevaga 14. novembril 2023. Jesse Križevski võib nüüd veeta ülejäänud elu vanglas. Tema karistuse määramine pidi algselt toimuma 2023 aasta detsembris. Kuid karistuse määramise päeval loobusid Jessi advokaadid tema juhtumist. Ta naaseb Waukesha maakonna kohtusaali järgmise aasta 5. aprillil. Nüüd on aeg, et Lynni lähedased seisapsid silmitsi tema süüdi mõistetud tapjaga. Lynn ei olnud narkomaan ega argpüks. See oleks Jesse. Ta jätkas Lynni mürgitamist, kuni Lynn suri 3. oktoobril 2018. Valu, mida Lynn pidi aastaid taluma. Jesse on puhas kurjus. Kurat elab tema sees. Ta üritas varastada Lynni identiteeti, mis ei saaks kunagi juhtuda, juba ainuüksi sellepärast, et on seest ja väljast liiga kole. Ta on inimkonna halvim esindaja. Ta on kasutu, täiesti kasutu inimene. Ta on tuntud valetaja, ta on varas ja nüüd on ta süüdi mõistetud mõrvar. Jesse, kui sa jõuad oma uude koju, loodan, et sinuga käitutakse samamoodi, nagu sa käitusid Lynniga ja sind kasutatakse ära ning antakse käest kätte nagu kasutatud lihatükki. Eluaegne vangistus ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks on sinu muredest kõige väiksem. Naise petmine naiste vanglas tundub nagu puhkus võrreldes sellega, kuhu sina suundud. Kurat ootavad sind. Ma loodan, et sa mädaned põrgus. Lynn Hernan on ingel taevas. Puhka rahus, Lynn. Sa oled väga-väga igatsetud ja jääd alati igatsetuks. Mul on väga kahju. Jumal ennistagu. Jessi ema Jennifer Flower, keda selles asjas kunagi ei süüdistatud, nimetab Lynn Hernanit endiselt sõbrannaks ja ta ei nõustu vandekohtu otsusega. Ma tõesti usun, et... Ma loodaksin. Tead, ma ei usu, et ta on süüdi. Nii et see on minu jaoks olnud väga raske. Ma ei usu, et tema...
ma tõesti usun mitmel põhjusel, et mu tüdruksõber võttis endalt elu ja tal on selle kohta ka varasemad andmed. jah. ma loodaksin. Et mina, tead, jätan selle sinu hooleks. Et sa uuriksid seda ja suhtuksid sellesse suure kaastunde ja põhjaliku kaalutlusega ning arvestaksid sellega selle otsuse tegemisel. Kuigi Jessie otsustas kohtuprotsessil mitte rääkida, räägib ta oma karistuse määramisel. Jessie kasutab oma viimaseid sõnu kohtunikule, et kuulutada oma süütust. Ta ütleb, et keegi teine ei olnud vastutav Linni surma eest peale Linni enda. Nad tahavad, et te usuksite, et see juhtum oli tapmine ja et kõik käis raha ja visiini ümber. Olgem siin väga selged. Mõrva ei olnud. Ma ei sooritanud mõrva. Ma ei mürgitanud Linni. Ma ei andnud talle tablette ega midagi muud. Ta kas sooritas enesetapu või suri juhusliku üledoosi tagajärjel. Sa ei saa muuta seda, mis tegelikult juhtus, millekski muuks, lihtsalt sellepärast, et sulle tõde ei meeldi. Sa ei saa kedagi süüdistada milleski, mida ta ei teinud. Sa ei saa seda kellegi teise kaela ajada. Sa lihtsalt ei saa. On väga raske, kui sind süüdistatakse ja mõistetakse süüdi mõrvas, mida sa ei ole toime pannud. See ei too teda tagasi ega tee tema elu kuidagi lihtsamaks. Sa pead mind vastutavaks selle eest, mida tema tegi. Need olid tema otsused, tema valikud, tema teod ja mitte kellegi teise omad. Kohtunik Jennifer Duro ei hoia end tagasi, kui ta pöördub otse Jessie poole. Aga kuna ma nägin kõike, pean ma seda paljud küsima. See ei ole retooriline küsimus, aga kas sa mürgitasid Lynn Hernanit kogu aeg? Pärast sinu vabastamist vanglast? Ei. Ma ei küsi vastust, see on minu aeg. Nii et ära katkesta mind. Ta jäi märgatavalt haigemaks. Pärast seda, kui sa tema ellu igapäevaselt tagasi tulid. Lõpuks sattus ta haiglasse. 2018. aasta septembris. Põhjus teadmata. Me ei suutnud aru saada, mis toimub, aga mida me teame? Ta paranes. Mis ei oleks saanud haiglas juhtuda? Keegi mürgitas teda THC-ga. Sellega kaasneb liiga suur risk. Kaamerad või mis iganes. Ma arvan, et see andis sulle rohelise tule. Sa ütlesid, et ma jäin märkamatuks, sest minu arvates toimus järgnev. Oli see, et sa kasutasid seda Lynn Hernani kontrollimiseks, temalt varastamiseks, tema kontode üle kontrolli saamiseks. Ma arvan, et sa sihtisid teda. Kohtunik Durol lõplik karistus Jessile on paljude jaoks nagu poeetiline õiglus. Esimese astme tahtliku tapmise süüdistuse esimese punkti puhul määrab ma eluaegse vangistuse koos võimalusega 30 aasta pärast pikendatud järelevalve alla pääseda. See tähendaks, et ilma varguse süüdistusteta oleksid sa ligi 70-aastane, vanem kui Lynn täna oleks. Seetõttu pead sa teise ja kolmanda süüdistuse puhul kandma maksimaalsed karistused esimese süüdistuse karistusele järgnevalt ja üksteise järel. Sest ma arvan, et midagi muud teha peale selle, arvestades sinu varasemaid. Võltsimisi ja omastamisi, süüdimõistvaid kohtuotsuseid raskete kuritegude eest ning sinu. Halb senine käitumine pikendatud järelevalve all tähendaks nende kuritegude tõsiduse põhjendamatut alahindamist. Aga ma tõesti vaatasin seda hoolikalt ja minu eesmärk oli siin just sellele sihtmärgile pihta saada ning selle järgi ma sellega üles ehitasin. Ja see sihtmärk oli, et sul tekiks õigus tingimisi vabastamisele ajavahemikus, mil sa oled umbes 80-aastane. Jessie Karczewski kannab oma karistust Tecumseh parandusasutuses Wisconsinis. Aitäh, et kuulasite seda episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin jälle järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.